ma olen väike, olen alles väike ja päris koolis veel ei käi. Ja minu väike karupeake on karutarkust täis. Ja minu mõmmibeebi on minu sarnane, nii armas väike karu, nii pehme, karvane. Mul on ka aabits, see on karuaabits ja selles aabitsas on A. Ja kui ma õpin tähed selgeks, siis veelgi targemaks ma saan. Ka ema ütleb mulle, sa oled virk ja kraps, nii armas väike mõmmi, üks toore karulaps. Noh, mõmmi beebi, nüüd peseme ilusasti sinu silmakesed puhtaks, sest sinu nägu on veel unekriim. Näe, siis läheme koju ilusti ja ema annab meile pannkooki. Natukene veel. Mina täna oma hambaid ja nägu ei pese, sest mina käisin eile vannis. Ai, kes see loobib? Ah, sina oled. Orava Olga. Tere! Tere! Tere hommikust! Tere hommikust! Kuule, mammi, miks sa ennast ei pese? Miks sa ennast ei pese, mammi? Ma käisin eile õhtul vannis. Aga kas sina oled juba ennast pesnud? Jaa, mina olen juba ammu ennast pesnud ja nüüd ma juba söön. Aga, Orava Olga, mida sa sööd? Käbinärin. Kas käbid on ka head? Väga head. Ei usu. Aga anna mulle ka üks käbi, ma maitsen ka. Palun. Aitäh. Pui. Kui kibe. Pui. Ei ole kibe. Käbi pole karutoit. Sina see oblikaid. Oblikaid? Oblikad algavad O-tähega ja mina algan O-tähega ja mina algan 2 korda O-tähega. O-tähe? Orava Olga. Orava Olga, kas sa näitaksid mulle, missugune see O-täht on? Ei näita, see on minu täht. Orava Olga. Miks sa siis ei näita? Sinu tähed on kõigi omad. Ei ole, see on minu oma täht ja ei näita. Orava Olga. Kui sina ei näita, ma lähen koju ja isa näitab mulle ise. Ei lähe, mõmmi ei lähe enne, kui oled silmad puhtaks pesnud. Mina täna... Pese silmad puhtaks. Hea küll. Mõmmi. Noh, nüüd on mul silmad puhtad. On küll silmad puhtad. Nägemiseni, Orava Olga. Nägemiseni, mõmmi. Nägemiseni. Head aega. Raginaga väntan katki kohvi juba, sest mu kallis karupere tahab juua kohvi juba. Hommikune koht teeb virgeks, käpad kärmeks, seljas hirgeks, naeru muige näole kisu. Annab õige hundi isu. Costa Rica koht on kangen, nina kõditab talle. Kui on kruusi musta kohvi, hakkab nurru lööma kõht. Hommikune koht teeb virgeks, käpad kärmeks, seljas hirgeks, naeru muige näole kisu. Annab õige hundi isu. Tere hommikust, isa! Meie käisime mõmmibeebiga pesema. Vaata, kui puhtad me oleme, näe.
Mõmmibeebi lausa läigib. Tore. Tubli. Isa, kas ma tohin sinu käest midagi küsida? Küsi. Küsi kohe, kui mul on kohvi jahvatatud. Isa, kas sa saad varsti kohvi jahvatatud? Kohe on kohvi jahvatatud. No, küsi nüüd. Isa, kas sa oskad O-tähte? O-täht. Oskan küll. Isad oskavad kõike. Isa, ole hea, palun näita, missugune see O-täht ka on. O-täht. Noh. See on O-täht. See, nii ümmargune. Ümmargune, jah. Ümmargune. Kas see on siis O? See on O. Ohoo, mul selge on O. Ohoo, kui rõngas on O, kui ring on O, kui ratas on O. O-moodi asju on igal pool. Ohoo, mis kena kõnelust ma kuulsin. Teie õpite siis siin O-tähti? Jaa, O on ümmargune. Jaa, aga minul on koogid ka juba valmis küpsetatud ja kookide juurde ma pakun oblikamoosi. Palun. Aitäh, ja kohvi saab ka kohe valmis, nii et palun lauda. Aitäh. Tänan, palun mine ees. Suur tänu. Isa, palun tee jalad puhtaks. Aitäh. Oi, kui ilusad koogid. Küll on head koogid. Mina olen ikka ütelnud, kui meie ema kooki teeb, et küll temal tulevad välja kobedad ja kopsakad. Kobedad ja kopsakad koogid, nii et viivad keele alla. Ja mina olen ka alati öelnud, et kui meie isa kohvi jahvatab, siis jahvatab kohe nii peeneks pulbriks, et tuleb oivaline kohvi, palun. Aitäh. Meie mõmmibeebi ei kiida kedagi. Meie muudkui sööme, amps ja lurr. Mõmmi, ära lurista. Küll on kopsakad koogid. Ja nii oivaline kohvi. Võta. Küll on kopsakad koogid. Ja nii oivaline kohvi. Ja veidikene krõbedad ka. No küll on. Isa võttis juba 10. Nii, mõmmibeebi, meil on nüüd kõht täis, eks ole? Kopsakad koogid. Aitäh, ema.
palun. Meil on nüüd kõht täis. Meie lähme nüüd mõmmibeebiga mängima. Võib? Palun. Ära siis ulakusi tee. Ei tee mitte kunagi. Mina lähen ka varsti õue. Oi, küll on kopsakad kood. Mõmmibeebi, nüüd hakkame mängima. Jah, nüüd me hakkame mängima, et sina oled väike mutionu. Ja mina tulen sulle külla. Nii, sina ole siin. Oot, ära ole nii. Noh, ära ole nii kärsitu. Enne tuleb mutionu maja valmis teha. Nii, sina oled siin majas. Oled ikka majas või? Noh, nii. Ja mina nüüd tulen sulle külla. Kas mutionu on kodus? Kodus. Astuge sisse, palun. Tere. Mõmmibeebi, lase nüüd mind ka, sa oled juba nii kaua toas istunud. Sa pead värsket õhku hingama, muidu tuleb veremürgitus. Ole nüüd siin. Noh, ma lähen uuesti. Kopp. Kas mutionu on kodus? On küll kodus. Tere! Astuge sisse, palun! Tere! Tere! Ai, mutionu kodus? Nii. Tere, mutionu! Kuidas? Kopp! Kas minu sõber mõmmi on mutionu kodus? Rebase Rein, kuidas sa tohid väiksemaid eematada? Tere, mõmmi! Tere! Kuidas käsi käib? Nii-öelda sinu moodi varrukast läbi. Mis sa siin teed üksi? Ma ei ole üksi, mõmmibeebi on ka, näe. Me ootame Karu-Katit ja Matit. Nad tulevad koolist ja hakkavad mulle tähti õpetama. Jälle sa hakkad tähti õpetama? Jah. Kuule, teeks midagi, jah? Müraks või mängiks palli, jah? Meil ei ole ju palli. Kuule, mõmmi. Jah. Aga mängime niimoodi, et mõmmibeebi on pall. Hopp, püüa. Hopp. Ei, mõmmibeebiga ei tohi, mõmmibeebi läheb katki. No aga mis me siis teeme? Küll tahaks palli mängida. No jah. Küll tahaks. Näe, Rebase Rein. Näe, seal kännu juures on üks pall. Ja piraki! Miks sa ei löö? Löö! Tasa, tead mis? Noh. Kes nägi esimesena seda palli? Kes? Jah. Sina. Kuidas mina? Või mina? Sina. Nii. Mina, kas sinul on õigus esimesena seda palli lüüa? Kui nii võtta, et mina esimesena nägin, siis on mul õigus esimesena lüüa. Ikka peab ilmas õigus olema. Mine löö sina esimesena. 1. 2. Ma võtan ka suure O. Ja. 3. Rein! Kuule, Rein, miks sa minema jooksed, Kuidas ma minema jooksin? No jah. Kuidas ma minema jooksin? Mina lihtsalt tegin ruumi, et sinul oleks mugavam seda palli lüüa. Ah soo? Jaa. Löö julgesti. Miks ma ei löö? Noh. Äkki sa ei oskagi lüüa? Miks ei oska? Löö siis. Mõmmibeebi segab. Ahah. Istu sa siin. 1, 2 ja
Pirraki! Oota nüüd, ma võtan ikka Üks! Joo, Pirraki! Jaa! Löö, mammi! Rein! Miks sa siis ei löö? Rein, see ei olegi pall, see on erilase pesa. Vaat, kus nüüd jutt... Kuidas ta erilase pesa on? Vaata, see on pall, mine löö! Ei ole, vaata, sumiseb, kuule. Kus ta siis sumiseb? Sumiseb. No mina küll ei kuule, ta sumiseb. No kuule, mine lähemale kuule, ega siis sumin, igal pool on sumin. Erilase pesa siis peavad olema augud, kust erilased niimoodi lupsti sisse, lupsti välja käivad. Sõbrake, mine vaata, näe, seal on üks auk. No mis auk see on, see pole üldse erilase pesa augu moodi. Kus kohal see auk on? Näe, seal üle. No ma tahaks näha, no kus see auk on? Seal üle, vaata ise. Ääre pealt oleks naelata saanud. Mis asja sa naerad? Ega ma sind ei naera, ma naeran su rumalat nägu. Mis jutt see on? Isegi kui mu ilus nägu korraks läheb nii rumalaks, ega siis sellegi pärast naerda veel ei tohi. Ega mis sa eetad? Said nii, et ei on üks täht, vaat. Täht? No muidugi täht. E-täht. Rein, näita mulle seda E-tähte. Mismoodi ma sulle näitan? Näita siit aabitsast, siis ma saan veel ühe tähe täna selgeks, siis mul on 2 tähte selget. Ega ma mõni õpetaja ei ole, ma võin sulle esitada E-tähe laulu. No palun, kui sa nii esitaja oled, palun esita. Elas etsas etti enu, esehet eski eri enu. Kuule, Rein, see pole kellegi laul, see on üks segapuder. Jah? Jaa. See on segapuder, näita parem, missugune see E-täht välja näeb. E-täht või? Ei näita. Miks sa siis ei näita? Sellepärast, et õpi see. Ma ei saa ju õppida, ma olen veel väike. Ega see ei loe. Õppida on nii lihtne. Mina omal ajal õppisin 1 ööga kõik tähed selgeks. Kõik tähed? No loomulikult. Ai, see on saladus. See on saladus. Ma ei tohi sulle seda öelda. Miks sa ei tohi? Ma ütlesin ausõna. Rebase ausõna. Rebase ausõna? Mõmmi. Mõmmikene. Jah. Kallis sõber. Sinule ma ikka õpetan. Sina oled minu hea sõber. Tead, mismoodi see... Aga ütle Karu ausõna, et sa kellelegi ei räägi. Karu ausõna, ma ei ütle mitte kellelegi. Vaata, see kõik käib niimoodi. Tuleb võtta abits ja panna see ööseks siia. Padja alla. Padja tuleb panna siia peale. Ja nüüd tuleb visata pikali. Ja hommikuks on kõik tähed peas. Tõsi ka? Mina õppisin omal ajal kõik tähed niimoodi pähe. Kuidas nad pähe lähevad? Võbinal niimoodi tulevad. Jah. Võbinal. Jah. Kuule. Aga sinu läheb võib-olla 2 ööd, sellepärast, et sul on kõva pea. Ei ole, mul on karu pea. Natuke aeglasemalt läheb, aga ikka läheb. Ikka läheb. Kuule, aga võib-olla nad lähevad päeva ajal kah kohe. Võbinal. Mis sa sellega öelda tahad? Ma teen kohe proovi. Oota, mõmmi, mul tuli äkki meelde, mul hakkas väga kiire. Ma pean puhkpilliorkestri proovi minema. Kuule, Rein, mis pilli sa mängid? Sa ei tea siis viiulit. Head aega. Oot. Ma teen kohe praegu proovi. Nii, abits on siin padja all. Mommi, beebi, ole nüüd natukene aega padiga. Nii, padja all. Mina heidan siia magama. Nii, natuke. Üks ka, võib-olla natuke. Erilased, appi, ema. Ema, ole ja pane ruttu uksi aknad kinni. Erilased,
midagi, ma ainult õppisin E-tähte selgeks. Mõmmi, juba ma vaatan su põske. Mõmmi, noh. Ai. Sain juba kätte, pole viga. Nüüd veel teisega. Ai. Ei ole midagi viga, mõmmikene. Kohe läheb juba üle, juba läheb. Puhu peale. Mis sa siis tegid? Õppisin E-tähte. Kus sa mu kullapall? Kas sa said selle E-tähe siis selgeks ka? Ema, kahjuks ei saanud. Ai. Mõmmi, kallikene, sinu ema ise õpetab sulle selle E-tähe selgeks. Nii, ütle mulle nüüd 3 sõna E-tähega. Eks ta ole E-ringas. Mõmmi, E-ringas ei ole E-ringas, vaid on hoopis H-ringas. E-ringas. Siis ta on hernehirmutis. Mõmmi. Ai. Hernehirmutis on ka tähega, aga ütle nüüd E-tähega. E-tähe. Jah, E. Noh, Ema. Jaa, mõmmi. Elagu ema! Jaa, mõmmi, nüüd ma näitan sulle, mismoodi see E-täht välja näeb. E-täht? Näe, vaat, see on E. Kas see on E? Jaa, see on E. Mul selge on E. Ojee, 3 kriipsu on eel, 1 püstikriips eel, ees on veel. Kas meelde jääb ka sinule see? Urraa! Nüüd mul on E-täht ka selge. Aga põsk valutab. Mõmmikene, kallis karujõmm, pole viga, ma puhun kohe peale, noh. Puhu. Ära nuta, ära uhka, puh.